Aastast 1958. Sõber, kui ehitad maja, tee sellele suured aknad, et päikese selged kiired sisse neist paistmast ei lakkaks. On ju neid, kes muud ei oska, kui süüa ja külma karta. Ära iial nende kilda, sa mingi hinna eest hakka. Tee suured aknad, et õhku saaks palju neist sisse lasta, et eal ei hakkaks ju hinge toas umbunud soojus matma. Sest kui juba hing on maetud, siis ihugi eest ei anta just palju ja rahus selle võid hinge kõrvale matta. Sõber, kui ehitad maja, tee sellele suured aknad, nii suured kui üldse suudad, nii suured tee tingimata. Ja see on Artur Rimbaud Magaja orus, mille ma ka loeksin. Keset haljust on auk, kus jõgi laulda rõkkab, hõberäbalat mõnd veest heites heinale, perus hoos, nõnda päev kõrgilt kallakult lõkkab, et üles kiirtevaht käib oru seinale. Noor sõdur magab siin, müts tulnud peast, suu valla ja kukal kümblemas sinikresside sees, peavarju roheva saanud pilvede alla, kesk valgusvihma on see kahvatanud mees. Ta magab, pooleldi võhu mõõkades voodi, näol naeratuse joon, mis haige lapse moodi, tal on külm. Olgu soe ema loodus su hool. Ei sili lillelõht tema sõõrmeid, maapinnal magab päikeses ta, käsi vaikival rinnal, 2 auku verevat küljes paremal pool. Kaalepi artikkel rütmiprobleemidest luuletõlkes, mis ilmus 1961. aasta Keele ja kirjanduse oktoobrinumbris. Heksameeter on heksameeter, sapfoovärss on sapfoovärss ja nii edasi. 2 eritüüpi heksameetrit või 2 eritüüpi sapfoovärssi Eesti luules rööbitada oleks mõttetu. Fäälmanist lähtuvad mitte kvantiteerivad antiikmõõtude jäljendused tohiksid Eesti värsid tänapäeva seisukohalt kuuluda minevikku. Kui saksa keel oleks võimaldanud saksa luulesse antiikmõõtude toojal Klopstockil jälgida kvantiteeti, oleks ta seda kindlasti teinud. Tundub kõigiti loomulik tõlkida kvantiteerivalt kõiki antiikmõõtudes kirjutatud luuletusi. Ükskõik, kuidas on lugu kvantiteediga olnud vastavas originaali keeles. Just see peaks tähendama loomulikku respekti originaali autori vastu. Ma võtan ka ühe luuletõlke Peegelmaastikest. 10. püütja võidulaul 2. triaadi stroofist 3. triaadi stroofini. Õnnis on see mees ja väärib ka lauliku kiitusi, kes saand kätejalge ülluse kandel võitjaks, ülimautasu käes, mis tõusnud jõust ja julgusest, näeb ka veel elumail, et ta poega noort ehib õnnevõim püütja aupärjaga. On pronksine taevas ta jaoks ju saavutamatu, mis meil koolvate hõimul siin aga kaunist on. Kõik kuni viimse ääreni ta näinud on. Hüperboreaalaste kilda jõudmaks pole laev ega jalg ju suutlik iial olnud veel. On nendega Perseus sangaril muiste küll võimalus olnud istuda koos. Ise eesleid 100 ohvriks nad tõid siis taevavõimule. Peosöögid seal ning mõnus jutt on Apollonitki veedelnud ning ta naernud on loomade karglemist.
Jäänud muusagi kaugeks ei nende maast ole mitte, nii neitsite ringmängu laul, kui lüürade flöötide hääl on kaikumas kõikjalt. Kuldset loorberipärga kandes nad rõõmsasti maitsevad peolaula andisid. Ei haigust, ei neetud raukuse vaevu kartma ka pea püha hõim, ei orjusesse sõttagi satu eal nemad. Jõuga ei kätte maksma ju hakka. Hing õhkumas söakust, nii kord siis see Danae-võsu saatjaks, kellel Atheene õndsat hõimu sai tõesti väisata. Just tapnud Gorgo ta mao tätralikku pead, mis tõi saare rahva seas kivisurma hiljem ka seal ühes kandis. Uskumatu miski küll mu jaoks pole, kui vaid on taevased võtnud heaks nii seda tahta. Ent pead taer, lase ankur vööri pealt alla nüüd, muidu ei pääse me kaljustikust. On kiidulaulude kaunis komme ju võtta siit ja sealt mesilastena ühte ja teist. Loodan, Efyra lauljail on veel Peneiose ääres ees nii mõni viis, mis ma loon. Ma olen lugenud temalt ja temast mõndagi raamatut ja mõnikord söandaksin peaaegu aimata tema nägu ja tegu. Kui ma oleksin praegu 60-aastane, siis oleksin võib-olla kunagi võinud viia talle värsse, mille ees ja sees oleks esinenud tema enda nimi. Ta oleks keritanud kulme, vehkinud veidi vasaku käega ja pannes parema käe puusa, pahvatanud nakatavalt naerma. Emotsioone ju on, aga teinekord noormees, kõnelge rohkem asjast endast. Muutunud siis äkki tõsiseks ja lisanud, sest seda on rohkem tarvis. Ja siis mõni lühike luuletus veel. Siin enne loeti neid tõlkeid. Öine vahetus. Mina töötasin täna öises vahetuses. Nüüd näen Koidukumas teisi töömehi tõttamas tööle. Plaan on ületamiseks, seltsimehed. Annan aru, mina tõlkisin teile selle öise vahetusega 35 värssi plautust. Ja tuleviku veri, et kus on tulevik, ta mehist hääletooni kõik kuskil kuulnud on. Ta näogi kirkaid jooni on näinud paljud meist, sest ta on lihast verest ja tema verijuu, see täidab meie sooni. Miks ole? Vapramäe motiiv. Jaanuaris 1919 maeti nad Vapramäe metsa kuuskede keskele, punased hiinlased, kes nüüd olid juba punased üksnes verest. Lumivalged valged sahkerdasid samal ajal Shanghai kaupmeestele pudakujusid made in USA ja vaatasid lustakalt lösskollastesse nägudesse. Nad oleksid olnud vähem lustakad, kui nad oleksid teadnud, mida mõtlesid ja tegid, kas või need samadki punased Vapramäe hiinlased, siis, kui nad veel polnud punased üksnes verest. Kallis kahvatu neid, oma kulmudalt öövoo saadad järgi öövoole. Olgu tume see pilk, mõte meile sandalt, ei kaldu küll sünguse poole. Ega ma rohkem ei tea. See on Baudelaire Kaalepi tõlkes. Ja mina tean seda umbes sellest ajast, kui Kaalep käis minu juures 2-3 korda konjakit joomas, kui ma olin 20-aastane. Esimene kord tuli Torbatsiga koos. Ja siis ma sain Kaalepilt nagu mingit äratust. Ega ma ei arvanud, et ma kunagi midagi tõlgin, aga me rääkisime luuletamisest ja kirjandusest ja luuletanud ma juba olin. Ühesõnaga, et pärast me rääkisime vähe, või hilisematel aastatel. Aga tookord ja siis mitu pikka õhtut järjest konjaki juures. Ei oskagi muud öelda. Geeniused. Mingil määral pidi Napoleon olema geenius,
muidu ei oleks Goethe tast pidanud lugu. Ta võitis lahinguid antiikse saatuse jõuga, kaasaja ühiskonna kogemusi kasutades. Ja ta tagus kristliku Euroopa kildudeks, mida pärast asjatult kokku panna katsuti. Kõik see pidi nii olema ja ta energia oli kahtlemata võrdlemisi enneolematu. Siiski pean rohkem lugu Goethest, kes oma pojale ei lubanud Preisi armeesse astuda. Napoleoni profiiliga kameedelgi on laibalehk. Goethe roosilõhnalisi Rooma eleegiaid loevad armunud. Idamaa igatsus. Ka Araali meri on järv. Raudteeni ulatub üks ta lahtesid. Rong peatub ja sa võid osta Kasahstani kalu. Suured mustad lapse silmad on Kasahhi naistel. Haruldane õrnus on nende lamedais nägudes. Rong sõidab edasi. Ka Araali meri on järv. Kaua ta raudteel ei paista. Sõrdarja ääres niidetakse roogu. Kaamelikarjad on pühalikud ja pidulikud. Stepi inimest ängistaks meie silmapiir. Stepi inimene tahab näha 100 ruutkilomeetreid korraga. Kasahstan on idamaa avar eesõu. Ka Araali meri on järv. Oh imelist idamaa igatsust Verevi järve ääres istujal. Loeksin Ain Kaalepi Rubaiisid aastast 1980 ja kõlavad nad nõnda. Esimene. Meid suurt ei huvita, kui ohtrasti sa ohid, kui oma peenramaad umbrohust puhtaks rohid. Ent kui see lõitsema lööb tõepoolest kaunis roos, siis vahest vihjata ka oma tööle tohid. Teine. Oh kurba õpetlast, kes õpilasteta. Ta lõpetus on küll, kuid selle vasteta reaalsuses ei näe. Oh roosi, mis ei puhke, kui teda hardal käel ei iial kasteta. Kolmas. Kui ära käima tee pead pimeda ja kitsa, ei vaja jumalatsa ega kuraditsa, vaid vajad valgustust. Kuid on sul valida, kas soovid virvatuld või loitvat kibuvitsa. Neljas. Knut Hamsuni motiivil. Üht üleolevalt, teist soojalt soosides, nii hingevärinais kui kehapoosides on nähtud armastust kui eeskätt emba kumba. Ei ole armastus muud kui tuul roosides. Viies. Et Jumal lisanud on roosile ka okka, võib kaamelitele ju olla mööda mokka, kuid meile, kes me vist ei ole kaamelid, eks siiski ainult õis muust hoolimata lokka. Kuues. On õitsetamise aeg ja varistamise aeg. On kokkuhoidmise aeg ja laristamise aeg. Üks nii ja teine naa. Kumb nii, kumb naa on nendest, kas andestamise aeg või karistamise aeg. 7. Avaran naari mail kord roose haruldasi, rohtaia peremees mul imetleda lasi. Ah tühja, ütles siis ja viis mu kõrvale, kus sõitses üksik floks. Vaat siin on imeasi. Ja ma loeks siis veel, kui nendest kanoonilistest vormidest juttu tuli, paar luuletust täiesti teisest mastist, aga ka niisugusest välja kujunenud vormis, mis on siis tsüklist 12 limerikki ehk laimerikki. Ja nendest teine kõlab näiteks nii. Üks tujukas tüdruk Kelvast, kellele kingiti kelvast, kisas kella ma ei taha, kella virutas maha. Küll kole jonn oli selvast. Ja 8. laimerik kõlab nõnda. See kirjanik polnudki Taanist, kes kirjutas jutu paanist. Aga siiski ta keel oli taanilik veel, ta ei hoolinud Uus-Norra plaanist. Ja 12. See mees, kes satub hereesi, pooldama peab seda teesi. Et kui rõhk on sul vale, on su haridus hale. Tema heerost ei joo, vaid hereesi. Nõnda.
95. aastal on Ain Kaalep avaldanud lühikese kirjutise niisuguses ajakirjas nagu Luup. Ja see kirjutis kannab pealkirja Pole see raamat surnud midagi. Ja nüüd on sellest küll üksjagu aega möödas, aga mulle tundub, et need mõtted võiksid meid ikkagi praegu ka veel kõnetada. Sest muuhulgas ütleb ta selles kirjutises nõnda. Ajaloos on olnud äärmiselt erinevaid ajajärke. Üldistusi teha viimase pool sajandi andmete põhjal, kui taustaks vähemalt 100 korda pikem inimkonna tsivilisatsiooni areng, on natuke naljakas. Kui suur oli kirjaoskajate protsent Augustuse perioodi Roomas, kus kirjutati niinimetatud kuldse aja Rooma kirjandust? Hoopis hullugu oli 12.–13. sajandi Provence'is, kus pandi vähemalt üks nurgakivi Euroopa rahvaste värskirjandusele. Trubaduurid ise, erandid välja arvatud, ei osanudki lugeda ega kirjutada. Nii Augustuse perioodi Roomas kui ka trubaduuride aega Provence'is on ikka peetud kirjanduse õitse ajaks. Ja nagu ei tapnud raamat kirikut, nii ei tapa ka arvutiraamatut. Ja niimoodi selle teemaga või nende mõtetega võib-olla veidi meelevaldselt, aga siiski haakuvana üks luuletus ka siia juurde. See kannab dateeringut 1961, kaldkriips 1967 ja tegemist on sonetiga pealkirjaga Õhtune. Ja selle luuletusega on veel niisugune lugu, et see oligi vast 5 aastat tagasi või 6, oli ka aasta aega Tartu linna bussides, et see oli siis see luuletus, mis sai välja valitud Ain Kaalepilt sinna bussiluule valikusse ja kõlab see sonett nõnda. Te väiksed olete ja veel ei loe, kuid sellest, mis on raamat, saate aru. Jutt õhtuti saab ikka selle moe. Loe isa, tuhkatriinud, 3 karu. Loe aga loe. Loen nii, et suu on soe. Sest lugusid ju on nii rohke varu. Näeb juba läbi kardinate koe punnpõsksed kuud ja linnutee üht haru. Hea tööd. Nüüd saate lisaks unenäos need lood, mis kellelgi võib olla veel on täos, kuid mida pole kirjas raamatuski. Eks päike taas ju hajuta need kõik. Üks uneraas, üks muinasjutulõik, veel siiski suudab varjata end kuski. Ao kasunooma ja pikes saanu. Mie matala mollu, pää püsti maanu. Ja tahassi õnne viil pikempes saia, et saasiva silme tal nätä ja kaia. Ao kasumist saa ei vast katsu käega, a madalauma päät nõstnu küll väega. Halv olus, kui hüütas nüüd korgempalt, kas sa uhkan oled? Nii hüüda ei massa. Ei massa. No tõttust ei massa. Või tulla, et korgõ kõrt maaga on tassa. Ja tõne pala on keeris tuli. Oma aastit lännu palju. Kas kongi palava viil vana tule? Kas kongi vana keeris viil vanna muudu keerutase? Na tule kistud edu. Na keeris ärvaun oma hoobis ja musti hütse pääle tõist muudu tuulu puhkva põra. Oma aastet lännu palju. Ma saisa pihun vana musta hütse. Jõks on väga vallus. Viil valusamp kui suuga pääle puhka. Siuke lugu. Bernard Kangrule 1970. Ma siin lähen siis tuuleteemaga edasi, mis on väga varane luuletus aastast 1946, kui Ain Kaalep oli 20 aastane, kui ma õigesti arvutan. Öötuul.
Must tuuleiil käis läbi linna ruttu, et pajatada õudset muinasjuttu. Kõik varises, kui korraks ta vaid vingus, võis tappa igaühe tema hingus. Siis longu langesid kõik puuderivid ja paigalt põgenesid telliskivid. Siis sadamasse saabus katkupaate ja tänavaile rullus okastraate. Siis inimesi küljekile vajus, tuul sõõrmeis, ta miasmid aga ajus. Nahkhiired, aastad, 1000 hallis jadas, neist 40 akendesse sadas. Öö kiikus pilvis, ähvardav ja raske, näo asemel mu rahvas kandis maske. Öö tuule must ja katkust lehkav ving ei tapa seda veel, mil nimeks hing. Ja hinge, kui ei varjaks valest kest, võiks lahvatada öösse ta protest. Nüüd aga ole valelik posöör ja suli või siis pane kaela nöör. Teine on siis jälle pühendatud. Pealkiri on François Villoni vaimus ja pühendatud kellelegi Grigori Kotšurile, keda ma kahjuks ei tea. Ja luuletus on pärit aastast 1978. Aeg ajaks, ajad polegi ju kitsid, eks iga aeg ju soosi kirjandust ja anna talle oma toed ja titsid. Mätsenas toetas kord Horatiust, kes sai poeediks tema abil just. Ent kui ka isikut peaks koonerdama, on helde aeg ju ise üks ja sama. Ja jagab end, siin lõik, seal teine lõik, kes hea poeet saab kõige kopsakama, et selle kohta ära öelda kõik. Ei ainepuudust, neitsid, daamid, litsid, ühtmoodi näiteks väärt on luuletust. Ja kui ka juhtub nii, et puuris sitsid ja kõik, mis kaunis, jääb teispoole ust, ei pea sa minetama mehisust ja kohe tegema, kes teab, mis trauma. On olnud ka, et kõige tõhusama töö otsa nii sai mees just tõik, mis tõik. Just seal ta hakkas ajast luuletama, et selle kohta ära öelda kõik. Mis aga luule on? Kõiksugu pitsid ja satsid varjavad ta olemust, kui sina püha vett või sappi pritsid, sest meel sul harras vastavalt või must. Või lihtsalt lased kõrges kaares kust. Poeet, siis esitad sa pädevama töötõendi, kui on kõige usinama skolaari uurimus, rist, püst ja põik, mis luulest räägib kapitaalset jama, et selle kohta ära öelda kõik. Ka surm nüüd sunnib ennast meenutama, see on õieti küll üks tagama, aeg lõpuks viib ka kõige sõnakama. Las viib, kurb vaid on poodu õõts ja kõik, eks kodus lautsil rõõmsamalt me lama. Poeet, pead aega seni kasutama, et selle kohta ära öelda kõik. Ma tahaksin lugeda ühe proosapala. See proosapala ei ole Ainil kusagil ilmunud tema kogumikes. Sellepärast, et see on eessõna, mis on kirjutatud luulekogule, mis ei ole ka ilmunud mitte kunagi. Et on olemas käsikirjas. Ühesõnaga see kuulub siis almanahhi põlvkonna üllitiste hulka. Selle luulekogul on 3 autorit, need on Johnny B. Isotam, Peeter Ilus ja Juhan Tomikas, kes panid kokku või õieti kellele Marmi toimetus pani kokku selle kogu ilmse kavatsusega, et see võiks ilmuda kunagi, aga pärast seda on teada, et kraanid keerati kinni ja see kogu ei olegi nõnda mitte kunagi ilmunud. Aga Ain on minu meelest olnud alati väga toetav sellistele noorematele põlvkondadele. Teda on ikka üles otsitud, tema poole pöördutud, temale näidatud oma kirjutisi ja ta on toetanud, millega on saanud. Ja nüüd ta sellele almanahhi kogumikule on kirjutanud ka kena väikese eessõna. Ja kuna see on nagu vähe teada, siis ma mõtlesin täna selle ette lugeda. Väike prelüüd 3 fanfaarile ja džässorkestrile. Eriti hea on see, et need 3 noort meest jälle kord tõestavad, ei ole rahu loorberipuude all.
Hippokreene allikast ei kahane Pegasuse joogivesi ka tsivilisatsiooni märatsemise perioodil. Eesti keel ei saa kunagi valmis, nagu Tartu linn, sest pigem saab valmis Tallinna linn. Kas neil on omad näod? On küll. Ärme hakkame arutama, kes neist on kõige rohkem oma näoga. Siis peaksime tuleviku ennustamisega tegelema, sihid ära määrama ja eesmärke sooritama. Leidku nad need ise. Leiavad ka, kui mõistlikuks ei lähe ja luuletamist maha jätta. Trummisoolu saatel mõtisklen veel. Romantikud on nad ju kõik ja ma tahaksin kangesti näha kord aega, kus ilmuks noori klassitsistegi. Seda juhtub aeg-ajalt. Noor Baudelaire näiteks käis oma karvaste eakaaslaste seas ringi rõhutatult raseerituna, tändina. Ehk jõuab üks või kaks neist sinasteski klassitsismini. Ärgu ainult tehku nad seda kõik, siis läheks juba igavaks. Liig oleks nõuda, et iga poeet uusi valemeid avastaks. Olemasolevaid elemente uutesse süsteemidesse liigitada saab niigi lõpmatult. Ent ometi leidsin neist lauludest ühe väikese valemgi, mida ma ei mäleta enne kusagil kohanud. Annaksin sellele nime kaunis ladina keeles, negatio ironika. Leidku lugeja see ise üles ja tundku rõõmu nagu mina. Vähemalt Eesti luules seda enne olnud vist küll ei ole. Kooda, asume asja juurde, pidu algab, kuulame, mõtleme, tantsime, vähemalt mõttes, sest tantsust algab kõik. Religioon, kunst, teadus, kurb, eks, hurraa! Teades, et täna me külastame siin kauneid Elva järvi, valisin ma teiseks etteloetavaks palaks siis sissejuhatava luuletuse Aini kogumikule Järvemaastikud. Ma arvasin, et mul on kõnelda järvedest aeg. Järved ei ole jõed ega mered. Ärevi südami on jõgedega kaasa mindud ja meredeni jõutud. Ei saa järvedega kaasa minna, nõnda nagu jõgedega. Ega ole järvedeni jõudmine see, mis meredeni jõudmine. Järved seisavad kaua oma kohal. Otse kui mõteldes ja mõtlema kutsudes. Ja nad kunagi kedagi ei keela matkamõtteidki mõlgutada. Järved seisavad oma kohal, aga see ei tähenda laiska liikumatust. Kas nähtava või nähtamatu vooga on neil ühendus püha. Nad pilvi saadavad teele päikselistel päevadel ja vihmastel vastu võtavad. Küll neile tuuakse tarvilikud teated maailma meredelt. Ma arvasin, et mul on kõnelda järvedest aeg. Ma arvasin, et mul on kõnelda järvedest kohustus. Ma arvasin, et jõed seda jaatavad ja mered seda möönavad. Ma loen ette kaks märgilist Ain Kaalepit eriti minu jaoks iseloomustavat teksti. Esimene neist oleks kuulus müstifikatsioon Brünihose papüürus, mis ilmus 60. aastate teatrijuuenduse kontekstis, kus Ain pilkab vanameelseid vastaseid. Ja see ilmus Samarkandi vihikus 1962. Ja tekstis on tähistatud loetamatuid kohti kupüüridega ja ma märgin neid siis eksameetri taktulite või spondeuste helijäljendustega. See on siis sissejuhatav märkus ettekandja poolt. Brünihose papüürus. Järgnevad fragmendid on tõlgitud papüüruselt, mis Samarkandi on sattunud nähtavasti Aleksander Suure sõjakäigu ajal aastal 329 enne meie aega. Papüürus on tugevasti kannatanud ja ainult osalt loetav. Mitmete tekstikriitikute A. Nodonov, B. Ahmokov ja teised arvates on tegemist tundmatu Ateena poeedi luuleteosega 4. sajandi algusest või 5. sajandi lõpust enne meie aega. Kuna teised, eriti D. Zenikundov, selle tekkimisaja paigutavad 4. sajandi teise või isegi 3. veerandisse. Poeet kõneleb oma värssides Brünihose tragöödia Miletoslased ettekandest Ateenas aastal 494 enne meie aega. Brünihos oli üks tragöödiažanri rajajaid, kes seni tragöödiaks nimetatud labasevõitu mütoloogilise saaturimängu asendas tõsiseid probleeme käsitleva näidendiga. Lähedasega sellele, mida me tänapäeval tragöödia all mõistame. Ettenähtamatu meeleliigutuse eest
mida tema teos publikus esile kutsus, mõisteti autor maksma 1000 draami trahvi. Kõnesolevat papüürust säilitatakse Samarkandi muuseumi erifondis šifri KP 2315 E4.1 all. Erialases kirjanduses on sellele omistatud konventsionaalne nimetus Brünihose papüürus. Tamdada, tamdada, tamdam, tamdada, tamdam. Kantigi ette teatris Brünihose tükk, mis kaasaja saatusi näitas tamdam, tamdada, tamdada, tamdam, tamdada, tamdam, tamdada. Tõusis ja ütles need lendavad laused. Nii vaba vorm, nagu näete, ateenlased nahka on pannud, sellegi väikese hea, mida võinuks pakkuda näidend. Autori värss pole värss, vaid teab ise haades, mis lollus. Ei aru saa mina sest, mis tragöödia see tahab olla. Kus pole sokkude koori ja kus pole ühtigi roppust. Eks ju tragöödia peale me kõik ühel nõul tulnud välja, nautinud ettegi ehk, kui vahvasti vats põrub naerust. Nüüd aga kõikide meel on hoopiski mõtliku moega. Et saaks kergeks taas tuju meil, siis laske mul endal rääkida 2-3 nalja, kus roppuski on oma paigal. Tamdada, tamdada, tam, tam, tamdada, tamdada, tam, tam, tamdada. Tamdada, tamdada, tam, tam. Kõik, kes rääkida julgesid vastu, öeldes, et sokkude koor on ammugi tüüdanud rahva, kes hea meelega näeks kaasaegselt kaasaja asju ning vana teatrit näib ja jaustagi endisel kombel. Pealegi veel, et rahval on küll arusaamise võimet, need kõik vaikseks jäi, kui kuuldused nendeni jõudsid. Et on ka tamdada, tamdada, tam, 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 tamdada, tamdada. Tamdada, tam, tam, tamdada, tamdada, tam, tam, tamdada. Miks peaks mõeldama teatris ja miks peaks mõeldama üldse? Tamdada, tamdada, tam, tam, tamdada, tamdada, tam, tam. Tamdada, tam, tam, tamdada, tamdada, tam, tam, tamdada, tam, tam. Kuidagi trahvi maksis Brünihos ja siis tamdada, 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 tamdada. Tamdada, 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 tam, tam, tamdada, 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 tam. Kes aru saab, kes ei, pole kõigile elde Ateena. Tamdada, tamdada, tam, tam, tamdada, 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 tamdada. Tam, tam, tamdada, tamdada, tam, tam, tamdada. Tragöödia meistrid peale Brünihust nähtud on rohkesti õilsas Ateenas ning surematuks neist kindlasti mitu ja mitu jääb. Ükskord ma lõpetan ühe suure töö ja ei tee siis 6 aega mitte midagi. See tähendab peaaegu mitte midagi. Elan ühe Võrumaa järve ääres, ujun, käin marjul ja loen võib-olla midagi väga head. Lehekülg või luuletus päevas. Ja kui see kuu hakkab lõpule jõudma, mõtlen ühe terve päeva oma elu eksitustest ja vigadest ja rumalustest. Kõige suuremad, kõige traagilisemad, ajastu kaaluga mõõdetavad võtan kõigepealt. Minu vanuses pole kahjuks neistki puudust. Siis lähen keskmiste juurde, mida saab mõõta hariliku inimliku kaaluga. See on ritta väiksemad ja jätan päris pisikesed arvele võtmata, sest ka alammõõdulised vähid lastakse järve tagasi. Suur töö on selle registri koostamine, suur töö ja vajalik töö, sest ma pean ometi teadma, kas olen oma elu eksitustest ja vigadest ja rumalustest midagi õppinud. Sest ma pean ometi teadma, kas ma suudan neid juba üles kaaluda oma paremate tegudega. Sest ma pean ometi teadma, kas mul üldse tasus eksida, teha vigu, olla rumal. Kinnikasunu järv. See on see kinnikasunu järv, messä pysset. Põradam soo. Här minku soo päälle. Söö õnne mustikitan veeren sõnajalgusehen. Neo 2-3 puud seal sool pelgävä esikki. Juurõp veen, ossa õhun. Kosta heng viil kinnis saad, kui suur tuul tule. Kas mätä savitas? Här minku noidemanu. Või olla küll, et ütskõrd on vaonu järveala kirik.
kogu õpetaja, köstre ja kellamehega käänöid vana aja asju teeb. Või olla kahet jaanipäivä öösse veel mätte ja vee all kelle lübes. Ja ei ma jaanipäivä öösse olema ju ollu üks purjun. Tõnõkord ma tiie ja tule õppa kulluma. A sina püsit on, kaeku vaat esiki soohu ja väega halb oles, kui sääne mees vaos soohu kirikule perre. See on pealkirjaga Tuuker. Ma laskun sügavusse jalust tina, pea otsas ümarik ja hirmus suur. Mu ees on aknad, kuhu torkab nina paar kala kummalist kui kalambuur. On öö nii roheline, uskumatu, et jumalaid enam ma ei näe, veel vähem lunastust ja päris pattu, vaid surm aeg-ajalt tõstab märja käe. Ma aiman tema ligidust kui valgust, ta ümbritseb mind nagu kerge loor. Kas lõppeda võiks see, mil polnud algust, kas üldse kunagi ma olin noor? Ammõt, üts tõsed hakkan rongid mööda veervä, täis võõrit, kea kõik minno ignoreervä. Kus aisad andma, kui üts semapool ja nõsta lippu öö ja päivä õnne. Nii aigu mitte unetõnna kõnne, mia rongun kõneldas, oldas noor. On mammut halv, a mia siis minno kästes. Vast ütel rongil ütskõrd saistak kästes ja üteldes, kel taa vai too 00, võid minna kodo, sai mia sõmigu. Kel taa vai too, ma joose ärsis nigu, üts purjon poiskene vai mudu ulm. Aastast 1991 rõõmusõnum. Eesriie kärises templis. Kärise vale, ilmuta ennast tõde, hingele värisevale. Ole või ainult sõna, laulud ja pajatamine. Leia ta, mine ta juurde, teeta ja rajata mine. Ole või ainult põgus, vihje ja nimetamine. Mine ta juurde lihtsalt, ehteta, imeta mine. Mine ta juurde läbi valede vihase mana. Sõna peab saama lihaks, lihasest lihasemana. Ammust aega kord talvel oli su kujunemine. Hing üha ootab, oh tõde, rõõmus, hea tujune, mine. Nüüd üle välja laia, lageda, lumise, mine, kuni on selgesti kuulda kellade kumisemine. Siis mine edasi läbi kellade kumisemise. Lumised puud on, oh tõde, hing on veel lumisem ise.